Mis teeb sind eestlaseks? Mina olen eestlane, sest mina tunnen end hästi looduses ja mugavalt ka üksnes omaenda seltsis. Tunnen sidet puude ja metsadega ning armastan musta rukkileiba, millel on mõnus kihtvõid, juustu ja tomatit. Armastan saunas käia, külma jõevett, lihtsalt seltskonda ning mõnusat väsimust ja rahulolu, mida toob endaga kogu see elamus. Väärtustan mahedat õhtuõhku, koduaia piparmünditeed ning sääski, seniks kuni neid ei ole liiga palju mu enda nahal. Elan küll välismaal, aga just kõik see teeb mind eestlaseks. Vaatan ennem kodust väljumist piiluaugust ega mõnda naabrit juba koridoris pole, siis tean oodata paar minutit. Pidev vingumine kõige ja kõigi üle. Olen täis, kui kusagil Eestit mainitakse. Liisisin auto üle oma võimete, elan emaga ja maksan laenu. Auto on naabrist parem nii, et kõik timm. Alkoholism ja maksupettused. Maksupettuseid ei harrasta, aga alkohoolik olen küll. Vaene olemine. Vihkan venelasi ja sääski, aga rohkem venelasi. Vihkan kallaseid. Minuti kirjutis 264, olen kohusetundlik ja käin kord aastas ühes kiirkliinikus end testimas. 42,50 € on väike summa, et ennast kontrollida ja kindel olla, et kõik on ikkagi korras ja mingeid kõrvalekaldeid pole. TST, mind pannakse istuma tühja ruumi, kus peale ühe tooli akna all pole muud mööblit. 3 minuti möödudes siseneb higine, 2 pungis kilekotiga viimaseid nädalaid rase noorem naisterahvas ja jääb hingeldades ukse kõrvale seisma. 5 minuti möödudes siseneb käimisraamiga väga vana naisterahvas ja jääb keset tuba seisma. Ta ajab tudisevad jalad võimupositsioonist laiemale ning hakkab passiiv-agressiivselt ja häälekalt oma valehammastega suus mängima, samal ajal halvaks panevalt minu suunas piieldes. Tulemus, mina teen nagu ma ei kuuleks midagi ja vaatan pingsalt läbi akna välja tühjusesse. Test kestab 10 minutit. Selle aja jooksul ei pääse kumbki naisterahvas istuma. Ise on süüdi, et hiljaks jäid. Vastuselmiste testide põhjal võib öelda, et kõrvalekaldeid pole ja patsient on jätkuvalt 100% negatiivne. Diagnoos: eestlane.